Tonybet esitleb Rannavolle Premium 7 Grand Prix. Tere taas kõik võrkpallihuvilised. Seda, et olümpial võidutsesid sakslased Julius Brink ja Jonas Reckermann, teavad juba kõik. Kes aga tulid tänavu Tallinna meistriks, saate kohe teada. Head vaatamist! Premium 7 Grand Prix sarja tänavuse suve viimane etapp peeti Tallinnas Värska originaali Rannavolle keskuses ühepäevase turniirina. Turniiri võitjaid pärjati ka Tallinna meistritiitliga. Eraldi arvestust peeti U20 noortele, kes mängisid koos täiskasvanutega. U12, 14, 16 ja 18, nii poisid kui tüdrukud, võtavad Tallinna meistrivõistluste raames mõõtu juba järgmise nädalavahetusel samadel väljakutel. Kes seal parimateks osutuvad, saate teada, kui lähete ise kohale noortele kaasa elama. Nüüd aga vaatame, kes on parimad selle suve viimasel Rannavolle etapil. Meelelahutuslikus osas uurime veidi sportlaste ajaloolisi teadmisi võrkpalli sünnist ning saame teada, kellele hoitakse pöialt olümpiamängude saalivõrkpalli finaalis. Meeste turniiril said otse poolfinaali Veiko Raamann, Andres Leismann, kes alistasid kolmandas ringis üllatuslikult Eesti meistrivõistlustel pronksmedalit kaela saanud Urmas Piik ja Janus Kulleri. Teisena said otse poolfinaali turniiri suursoosikud Maksim Petrov, Aleksei Povjakel, kes alistasid pingelises kolmekeemilises mängus Taavi Sõda, Martti Rosenblatti, kusjuures 15 punktini mängitav kolmas game lõppes alles seisul 20-18. Tähelepanelikumad televaated huvitab kindlasti, kuidas nii, et muidu kindlad nii-öelda teise päeva mehed ei jõudnudki 4 parema sekka. Mitmed neist nimelt kohale ei tulnudki, aga sellest hoolimata oli võistluspäev põnev ja kohamängud tasavägised. Esimeses poolfinaalis olid vastamisi Raamann Leismann ja miinusringis Erik Arumeel miljard liiki võitnud Sadam Rosenblatt. Game algas tasavägiselt ja põnevust oli game'is seisuni 13-13. Seejärel tegid meistriliiga mehed 5-punktilise vahe sisse ning seda suudeti hoida game'i lõpuni. Esimeses game'is pidid seega tulemusega 21-16 vastaste paremust tunnistama Raamann Leismann. Teises game'is said paremini mängu käima Raamann Leismann, kes suutsid teha sisse 4-punktilise edu. Emotsioonitud mängu näidanud Sadam Rosenblatt viigistasid game'i seisul 15-15. Füüsiliselt väsinud Raamann Leismann pidid selleski game'is seisul 21-16 tulistama vastaste paremust. Seega game'idega 2-0 sammusid finaali Sadam Rosenblatt. Tulite välja Tallinna meistrivõistlustele, miks nii? Mõtlesin, kuna hooaeg hakkab lõppema, et võiks vähemalt kuskil viimasel turniiril osaleda, et niisama suvi luhta ei läheks. Aga miks siis varem ei ole osalenud? Eks see treeningmaht on jäänud suht vajaka, et ei ole mõtet nii tugevatel turniiridel ka osaleda, et oma nii-öelda enesetundet halvad nagu hoida. Tegite väga tugeva mängu siin poolfinaalis, aga mis jäi puudu? No puudu jäi oma rünnakust. Et meil oli päris kindel plaan, et mänguga me neist üle kindlasti ei olnud ja riskisime ise serviga ja sundides neid siis eksima. Kas serviga riskimine õigustas ennast? No kindlasti. Ma arvan, et me ei oleks nii hästi neile vastu saanud. Et me lõime need piisavalt hästi rütmist välja, et ise rünnak üles võtta. Nüüd väike Nemo küsimus teile, et kes oli see mees, kes mõtles välja võrkpalli? Ma arvan, et see oli üks väga tubli ja tark mees. No, loeme siis vastuse õigeks, et oli tubli ja tark mees, oli Ameerikast pärit ka. William Morgan oli mehe nimi. Aga siis veel üks tähtis küsimus, et kellele hoiate pöialt olümpiamängude saalivõrkpalli finaalis? Ikka eurooplastele. No pigem rasside poolt siis.
Teises poolfinaalis tulid Petrov Povjakali vastasteks veerandfinaalis tõsiselt Tammenurm Lengertiga hädas olnud Piik Kuller. Selleks kohtumiseks suutsid Piik Kuller end koguda ning mäng kannatas ka telepilti. Esimene game püsis tasavägine, seisuni 6-6. Edasi läksid Petrov Povjakel punkti haaval eest ära ning game vormistati võiduks seisuga 21-15. Teises game'is suutsid Piik Kuller mängu tasavägisena hoida juba seisuni 8-8, aga ei enam. Sealt edasi oli mäng Petrov Povjakali kontrolli all ning game võideti sama tulemusega, mis esimenegi ehk 21-15. Veerandfinaalis olid täitsa hädas, mäng läks 3 game'i peale, aga nalja oli palju. Kas ise ei võtnud mängu tõsiselt? Ja ega ei suuda võtta küll enam, et suht rõõmus olek oli ja füüsiliselt raske. 2 nädalat pole trenni üldse teinud, et siis meile annab see nagu päris kõvasti tunda, et jah, ega lihtne ei olnud. See mäng oli öö ja päev võrreldes veerandfinaaliga, aga midagi ikka puudu, millest? No ikka füüsilisest vormist kindlalt, et mina küll ei jaksanud enam. Minul oli juba eelmine mäng pulss oli täiesti punases juba ja nüüd oli ka ikka väga raske. Vastane oli kindlalt üle, pole midagi teha. Igas elemendis üle. Et meil ikka jah, et nüüd me 2 nädalat pole tõesti liigutanud, et meil on ikka raske niimoodi, kui me üldse trenni ei tee. Kas vabal ajal ka vedate koos aega ja käite midagi koos tegemas? Väga harva. Vist suviti, vahest ikka. Pärnus oleme ja Tallinnaski. Mängime võrku ja teeme mõned joogid ja ikka vahest. Aga suhteliselt harva ikka. Kas nüüd rannavõrkpalli hooaeg on teie jaoks läbi? Ei, et tähtis üritus on veel tulemas, et Kohila ööpolle, et sinna on plaan minna. Et seal on küll veel teised paaris, ma ei tea, kas Jan üldse tuleb, aga mina lähen kindlasti, et see on siuke iga-aastane lõpetab rannavolle hooaja ära, et see on viimane kord, kui saab siis rannavollet mängida see aasta. Kellele hoiate pöialt olümpiafinaalis? Ei olegi kindlat lemmikut sealt, aga arvan, et Brasiilia võtab oma. Mina olin muidu Bulgaaria poolt, aga eilse mängu järgi ma arvan ka, et Brasiilia võidab. Eile näitasid ikka väga head mängu. Ja väike Nemo küsimus ka, et mis aastal ja kus kohast on võrkpall alguse saanud? Ma tean, et USA-st on ja ma arvan, mingi 1900 algus midagi sellist. Sa saad parandada, USA on õige, aga aasta on natuke vale. 1850. No, nii vale ei juhtunud midagi veel, aga see oli 1895 USA-st. Selge, jätan meelde. Tänavuse hooaja viimase rannavolle etapi pronksi kohtumises olid vastamisi täna mitte parimat mängu näidanud Piik Kuller ja sel hooajal vähem mänginud Raman Leisman. Esimene game kuulus väga kindlalt seisuga 21-13 Raman Leismanile ning mängupildi järgi Piik Kulleril hooaja viimaseks mänguks jõudu jätku. Teine game algas põnevalt ja oli tasavägine seisuni 12-9. Selles game'is olid aga rollid vahetunud ning seisuga 21-12 olid paremad seekord Piik Kuller. Pronksmedali saatus otsustati seega 3. game'is. Sellesse game'i oli jõuvarusid enam jäänud aga Piik Kullerile, kes sarnaselt Eesti meistrivõistlustega teenisid ka Tallinna meistrivõistlustel 3. koha. Enne kui suundume meeste finaali juurde, vaatame, kuidas jagunesid kohad naiste turniiril. Esimeses poolfinaalis olid vastamisi noorukased Ingrid Helena Alliksaar, Maria Jõgi ja soosikud Kerli Toomela Triin Taliga, kes selles mängus ei jätnud midagi saatuse hooleks ning panid oma paremuse maksma 2 skeemis punktidega 21-7 ja 21-10. No alguses me lihtsalt mõtlesime, et prooviks koos mängida see aasta, et me ei ole varem mänginud ja siis hakkas meeldima ja nüüd on plaan vist ka nagu tõsisemalt hakata asju võtma. Kas toimub ka mingi spetsialiseerumine, et lähete randa või on ikkagi saalis rannas kõrvuti? Ma arvan, ma mängin mõlemat, aga mulle meeldib rannavõrkpall rohkem. See on kuidagi mõnusam. Mäng oli üsna ühepoolne. Kas enne mäng oli selge või teil oli ka mingi võidu lootus? Eriti ei olnud, kuna me oleme nendega juba enne mänginud ja me teame, et nad on meist palju vanemad, palju kogenenumad ja paremad, et me olime väsinud ka. Nii. Aga kui 10 punktiga jääte maha, kas tekib olukord, kus asi on lootusetu, kuidas te leiate motivatsiooni edasi pingutada?
ei, me alati pingutame edasi, sest et meie jaoks on iga punkt oluline ja me olemegi siin kogemuse pärast, me ei tulnudki mingite võidulootustega. Ja nüüd siis kontrollküsimus, kas te teate võrkpallist ka üldse midagi? Mitte, et kes tuleb meistriks võrkpallis olümpias? Brasiilia. Brasiilia, jah. Jääme ühele meelele. Teises poolfinaalis olid vastamisi Katleen Kangur, Mari-Liis Karro ja Marii Aasorg, Liidia Danilova. Kui antud mängu peale saaks Tonibetis panused teha, tuleks raha panna Aasorg Danilova peale. Esimene game oli seevastu aga äärmiselt tasavägine ja Aasorg Danilova said napi gemivõidu 21-18. Naiste turniiri esimene üllatus oli õhus. Statistikute rõõmuks võitis aga teise gameigi Aasorg Danilovaga. Seekord numbritega 21-8. Esimeses game'is oli veidike mäng, oli tasavägine. Mis juhtus teises game'is? Ma ei saanud servi kätte. Ei, tegelikult on nii, et me keskendume juba järgmisele mängule, 3.–4. koha mängule. Aga esimene game oli täitsa lootusandev või kuidas? Oli küll, jah. Me juba eelmine kord kaotasime neile, et me ei lootnud, aga pingevaba. Et teine game siis hoidsite ennast pronksi kohtumiseks? Jah. Aga mis on see, mis te õppisite sellest mängust? Õppisime, et endal võiks ka hea serv olla. Jah, sest vastastel on väga hea serv. Tuleks ise ka kokku võtta end. Kuidas meeldib mängida sellise paneelmajade vahel siin Värska rannavõrkpalliplatsil? Erilist emotsiooni ei teki. Võiks ikka randa olla, ikka vesi ja mõnus. Kes tuleb olümpia naiste finaalis võitjaks? Kahjuks ei tea. Pole hetkel kursis olnud kahjuks. Naiste pronksi kohtumises olid vastamisi Kangur Karro ja Alliksar Jõgi. Geimidega 21-18 ja 21-9 saavutasid pronksmedalid Katleen Kangur, Mari-Liis Karro. Naiste finaalis kandsid võidukohustust Toomela Taliga ja neile tuli vastaseks tuua Aasorg Danilova. Mäng algas Toomela Taliga juhtimisel ning otsest põnevust geimi ei tulnudki. 21-14 ja Tallinna meistritiitlist lahutas veel vaid üks geimivõit. Teine geim algaski tasavägiselt ja finaalile kohaselt, kuid viimaste punktide mängimisel olid kindlamad Toomela Taliga ning geimivõit saadi tulemusega 21-17. Seega kogu kohtumine 2-0 ja tasuks Tallinna meistritiitel. Võta kokku käesolev turniir. No noored võistkonnad olid, et nende vastu toitis nagu oma serv paremini, et jäid jätta servi vastuvõtuga. Aga muidu ise oma mänguga võib ka rahule jääda, et see teine võistkond, et see oli ka päris tugev võistkond, et rahule võitsime. Ja nüüd finaalmäng, et oli ikkagi tasavägine. Esimene game natuke vähem tasavägine, aga viimane juba hakkas lootma, et võis isegi publikut tulla vaatama, et kuidas ise rahule jäite? Ise jäime tegelikult väga rahule, lihtsalt mõned sellised lihtsad vead, mis nagu tulid, aga serv aitas ja sealt me enamus punkte nagu saimegi. Ja siis muidugi mõned ka kavalusega. Nimeta mõni kavalus? No toksud õigesse kohta õigel ajal, et kui tuleb mängija ette, siis teed taha ja nii edasi. Kui tähtis on see Tallinna meistritiitel? No minul on ta esimene, meil mõlemal vist, et selles suhtes väga tähtis. Ja nüüd on rannavõrkpalli hooaeg läbi ja mis saab edasi? Mis teete talvel? Veel ei tea täpselt, et võib-olla hakkame nagu meistriliigas saali veel mängima nagu eelnevatel aastatel, aga täpselt veel minul väga kindel veel ei ole. Ja kõige tähtsam küsimus, et kellele hoiate pöialt olümpia naiste saali võrkpalli finaalis? Ameeriklastele. Sama. Nüüd aga suundume oodatud meeste finaalmängu juurde, kus tänavu vastamisi Petrov Povjakel ja Sadama Rosenblatt. Siin on vastasseis saali võrkpallurite ja rannavõrkpallurite vahel. Põhimõtteline küsimus, kes keda? Esimene game algas põnevalt ja kui pool game'i oli mängitud, seisid tablool viiginumbrid. Sama paar kohtus ka veerandfinaalis. Siis pidid väga tasavägise mängu järel Sadama Rosenblatt Petrov Povjakeli paremust tunnistama. Kas kaotatud veerandfinaal andis meestele indu juurde ning tugev rannavalle paar suudetakse alistada, seda näitasid järgnevad pallivahetused. Sõnad emotsioonitu ja tuim iseloomustavad hästi duo Sadama Rosenblatt tegevust. Siit ka game'i kaotus punktidega 21-15. Võrkpalliklassikute ütlus, eelmise game'i lõpp on järgmise algus.
pidas siin mängus hästi paika, sest teise geimi algus oli ühepoolne. 10-3 asusid Petrohov ja Akel juhtima. Seisul 17-9 tundus olevat kõik justkui selge, aga Taavi Sadam nii ei arvanud ja ilusa mänguga eelkõige just tema esituses suudeti mäng vigistada seisul 19-19. Viik tablool oli ka seisul 22-22. Nüüd polnud küsimus enam oskustes, vaid õnnes, mida täna jagus rohkem Petrohov ja Akelile, kes võitsid geimi 24-22, kogu kohtumise geimidega 2-0 ja sellega ka Tallinna meistritiitli. Kuidas olete ise turniiriga üldse rahul? No, ei saa rahul jääda, teine koht ikkagi. Kõrvalt vaadates jäi mulje, et mängisite üsna tujutult mängud, et mis oli põhjuseks? Väsimus, ma arvan. Viimases finaalmängus teine geim jäite kõvasti kaotusseisu, aga siis tulite nagu rongi alt välja, et mis oli see, mis pani teid veel pingutama? Tahtsime võita ja TAF hakkas väga hästi kaitse mängima. Kas sel hooajal on kuskil plaanis veel koos mängida? Ei. Hakkate valmistuma saalihooajaks, mis on saali võrkpallihooaja eesmärgid? Võimalikult hästi mängida. Aitäh pikkade põhjalike vastuste eest, ma küsin mõne hea küsimuse juurde. Võrkpall mõeldi välja teadupärast füüsiliselt nõrkadele alternatiiviks mis spordialale? Ma usun, et see on korvpall. Õige, see on korvpall. Ja siis kõige tähtsam küsimus, et kellele hoiate olümpiamängude saali võrkpalli finaalis pöialt? Ma arvan, et Venemaale ikka. Brasiilia on päris palju võtnud, et Venemaa võiks ka vahepeal. Ja sina? No ma olen siis Brasiilia poolt. Turniir oli hea, aga võib-olla tahaks rohkem tugevam paari, et tulnud siia, sest tegelikult siin oli ainult 4 paari, kellega saab korralikult mängida. Aga muidu turniir on hea, oleme rahul. Nüüd finaalmäng, esimene game võitsite, ütleme üsna kindlalt. Milles oli teie edu esimeses game'is? Ma arvan, et lihtsalt nagu sel võistlusel, mis nagu meil viimasel 2 etapil nagu ei olnud Grand Prix, et see rünnak, et täna sellega oli kõik korras, välja arvatud see viimane nagu see game praegu, et läks võib-olla natukene ebakindlalt, aga üldiselt nagu oma rünnak oli hea protsendiga nagu ja siis meil nagu tavaliselt ei ole probleemi, kui me niimoodi mängime. Teine game oli tees 10-3 ja siis lasite ikkagi vastased järgi ja lõpus isegi nad vist korra punktiga juhtisid, et lasite jala sirgu või kuidas nii? Et seisus nagu oleks kohustanud kindlamalt võitma? Ja kindlasti, et vot see mind häirib väga, kui selline nagu seis ja aga see on nagu psühholoogia, et nagunii sa nagu lased end natukene edasi ja mõned punktid, mis nagu seal tulid ebakindlalt, nad nagu panid meie mängu natuke närviliselt ja siis nii läks, aga hästi, et võitsime, ma arvan, et see on nagu õiglane, et me oleme võitnud, sest sel turniiril me mängisime kõige paremini. Mida teeb Tallinna meister talvel? Trennib, teeb trennid jõusaalis, jooks, kõik, mis on võimalik teha talvel. Teete koos trenni eesmärk nimel, et järgmine rannavõrkpalli hooaeg jälle paremas hoos olla? Ja tavaliselt, et nagu Ljoša ütles, et see sügis ja talv ja kevad on ettevalmistus nagu periood, et tegelikult see on tohutu see füüsiline töö, et nagu olla nagu parem kui teised. Aga saalis ei ole huvi mängida? Et kui keegi kutsub kõrgliigasse, siis võib-olla. Millise paari vastu oli kõige huvitavam mängida või oli mõni meeldejäävam mäng ka sel hooajal? No tegelikult ma arvan, et üldiselt 2 parimat turniiri, ma arvan, ma võin nagu öelda, et üks oli nagu seal Pärnus, kus me oleme jaganud nagu esimest koha Riivo Vesikuga ja Kristo Kologa. Et siis seal, ma arvan, eriti nagu veerandfinaalis, poolfinaalis me näitasime väga kindlalt ja oma mängu. Ja siis, mul oli veel üks Jävse etapp nagu Lätis, aga mitte Ljošaga, aga Valeriga, seal me näitasime ka väga head mängu, et kahjuks nagu seal 3. päeval nagu enam jõudu nagu ei olnud ja saavutasime ainult 4. koha, aga seal oli väga
kõva tase, et nagu olümpiamängud näitasid, et Eesti peab nagu õppima väga palju nagu Lätilt, et siis tuleme ka meistriks. Et siis on lootus, et mõne aasta või 10 pärast Eestis tuleb ka mingi parkis nagu olümpiamängudel ka midagi nagu saada. Kellele hoiate olümpiasaali võrkpalliturniiril pöialt? No muidugi Venemaa poolt. Jah, kindlasti. Igas saates oleme esitanud ühe SMS-mängu küsimuse ja nagu lubatud, loosime täna välja ametliku rannavõrkpalli kõigi osalejate vahel. Ja õnnelik võitja on siin. Palju õnne! Võtame teiega ise ühendust, et see suurepärane pall teeni toimetada. Sel hooajal saime nautida nii Pärnu liivatormi kui ka Tartu Publiku menu. Uuendusena kasutasime peakaamerat. Parimad hetki nendest jäävadki meie hooaja viimast saadet lõpetama. Kel võrkpallist väheks jäi, saate nautida saali võrkpalli ülekandeid tipikaste vahendusel. Kohtumiseni! Nii kaugel on see, kui siiski sul sees. Kui poleks siia olnud päevi nagu need, siis tulega